ja viimane päev ja ma panen Gretele ilusti ühe pinni ka, siis ta on esiekraanil ja järjepidevus ja juhtimisotsused. Ma olen küll elevil oma tööriista jagamisega, mis ma teen igapäevaselt, kuidas ma juhtimisotsuseid teen ja see võib-olla üllatab teid ja kindlasti Gretel on anda järjepidevuse nippe, seepärast et Grete puhul ma olen imetlenud tema järjepidevust, et see nagu mulle nii meeldibki, et me oleme nii erinevad, aga samas me räägime asjadest samamoodi teise nurga all. Et sellepärast see nädal on ka hästi põnev olnud, et räägime samast asjast, aga erineva nurga all ja see lubab sinul ka, kes sa vaatad, kuulad seda, asju vaadata erinevate nurkade alt, et maailmas ei ole asjad ainult ühtemoodi, vaid leiad selle nurga, mille puhul sina saad aru, mis tähendab järjepidevuse juhtimise otsus. Et ja kuidas sa seda praktiliselt kasutad seda. Nii, aga Grete, lava on siis järgmine 45 minutit sinu pärast ja pärast siis ma tutvustan enda tööriista. Hästi, aitäh. Tere kõigile. Ja et ma nõustun kindlasti sellega, et on olnud väga kihvt teekond need 4 päeva ja ka minu jaoks see koostöö on olnud hästi-hästi huvitav just selle tõttu, et kui erinevalt me võime läheneda täiesti samale teemale. Ja tegelikult see ongi nii oluline ka näitamaks teile, et me kõik peame leidma selle oma viisi. Me kõik peame leidma selle endale sobiva, ükskõik mis see siis ka ei ole. Sest tegelikult nii-öelda õpetusi, ideid, inspiratsiooni, mõtteid ja kõike on ju hästi-hästi palju teie ümber. Ja mida te saate teha, ongi see, et kuulata meid, kuulata teisi ja leida see oma. Et võib-olla te panete minu ja Triinu jutust kokku endale midagi, mis just teie jaoks toimib kõige paremini. Ja täna me olemegi jõudnud järjepidevuse ja juhtimisotsusteni, mis on 2 teemat, mis tegelikult käivad hästi tihedalt koos. Mõneti need võtavad ju kokku kõik meie eelmised päevad ja see on midagi, millega tegelikult me saame iseennast toetada terves selles ettevõtlusprotsessis. Ehk siis järjepidevus ettevõtluses on midagi, mis tegelikult ju aitab meil püsida nii-öelda rajal. Eeldus on see, et me muidugi teame, kuhu me jõuda tahame, et mis see siis meie rada võiks olla. Ja teine eeldus on see, et me vajadusel laseme oma eeldustest lahti. Et laseme vabaks ka selle raja, et laseme muutused sisse, sest paratamatult on meie ümber hästi palju muutusi, mis toovad ka meie tegevusse hästi palju muudatusi sisse. Ja järjepidevus ei tähenda absoluutselt seda, et me järjepidevalt teeme ühte ja sama ja muudkui läheme nii-öelda raiume kindlalt ühte ja sama pakku, vaid see tähendab seda, et ma olen oma tegevustes järjepidev. Ma teen mingeid asju, mis viivad mind edasi järjepidevalt. Kuid vajadusel ma valin seda suunda või kohendan seda suunda, et ma liiguksin siis sinna, kuhu ma päriselt jõuda tahan. Ja kindlasti tuleb väga teravalt kohe mõttesse, et okei, mis on motivatsiooni koht siin kõiges. Sest motivatsioon on minu arust tulnud ka meie eelnevatel päevadel esile väga huvitavalt, et ühtepidi see on midagi head ja teistpidi nagu kus see motivatsioon peab tulema, kas sinu seest või sinu väljast ja mis ta kõike siis mõjutab. Aga paratamatult me tunneme ju olukordi või situatsioone nii, et meil puudub igasugune motivatsioon tihtipeale millegi tegemiseks või aeg-ajalt. Aga kuidas siis ikkagi hoida seda järjepidevust ja püsida oma rajal, kui motivatsiooni ka ei ole? Sellele küsimusele me proovime täna leida vastuse, et kuidas siis toetada ennast nii-öelda tõusudel ja mõõnadel, et me ikkagi liiguksime järjepidevalt edasi. Miks järjepidevus on edu võti?
võiks öelda, et see annab sulle stabiilsuse, sest väga paljud ettevõtjad tegelikult tegutsevad ja eriti naised sellise inspiratsiooni ajendil. Ma ise ka, kuid järjepidevus aitab üle saada nendest hetkedest, kui inspiratsiooni ei ole. Ehk ma kasutan neid inspireeritud hetki selleks, et vähem inspireeritud hetkedel ka edasi liikuda. Ehk ma kirjutan üles oma mõtteid, ma kirjutan üles oma ideid nendel nii-öelda kõrghetkedel. Ja siis, kui mul ei ole sellist sisemist motivatsiooni just edasi liikuda või mingeid asju teha ja ideid ei tule, mõtteid ei tule, siis ma saan tagasi pöörduda selle juurde, mis mul oli siis, kui mul oli seda inspiratsiooni ja kõike muud head. Ja sealt ma saan hoida ennast järjepidevalt liikumises selle nii-öelda kütuse najal. Ja tegelikult kogu selline motivatsiooni teema, et see ongi hästi muutlik, et kui me jääme ainult inspiratsioonile ja motivatsioonile tuginema, siis me paneme selle vastutuse justkui endast välja või kuhugi mujale, sest nii inspiratsioon kui motivatsioon, need tulevad ja lähevad. Kuid kui sinu ettevõtlus tugineb ainult siis või sõltub ainult inspiratsioonist ja motivatsioonist, siis jäävad meil päris paljud olulised asjad võib-olla tegemata õigel hetkel. Seega täna siin on meie eesmärk leida endale kas mingisugune süsteem või mõte, mis võiks aidata sul tegutseda ka siis, kui sul seda tuhinat peal ei ole. Ehk mis võiks luua selle silla, et sa liigud siis sellelt tuhinalt tuhinale, inspiratsiooni hetkele nii, et sa vahepeal ei kukuks sinna auku. Sest mõtle sellele, mis on kõige keerulisem osa, kus sul jääb sellest järjepidevusest puudu, mis tekitab sulle selle augu sinu ettevõtluses. Väga paljudel on see seotud turundustegevustega, eriti kui see ei ole midagi, mis endale pakub kirge või hullult meeldib. Sisu loomine. Väga paljudel võib see olla seotud mingite muude nii-öelda vajalike, aga võib-olla mitte nii meeldivate tegevustega. Ja mõnikord võib see olla ka nende tegevustega, mis sulle hullult meeldivad, aga lihtsalt sa ei jaksa ka kogu aeg olla nendes asjades nii-öelda maksimaalsel tasemel. Järjepidevus tegelikult ei ole tahtejõu küsimus, see on tegelikult süsteemi küsimus. Et sa ei pea ennast suruma läbi, absoluutselt mitte, sest see surumine on midagi, mis tekitab vastupanu, mis tekitab selliseid negatiivseid tundeid, emotsioone. Et see on midagi, millega sa tegelikult lood endale süsteemi, ehk see järjepidevus pigem peaks väljenduma sinu süsteemis, kuidas sa ennast toetad, kuidas sa ennast aitad, kuidas sa nii-öelda lood endale selle silla, et sa ei kukuks sinna auku. Väga paljud inimesed tegelikult ju arvavad, et neil on aeg-ajalt täielik motivatsioonipuudus. Et me kuuleme ju seda päris tihti. Kuid mis see päris probleem siin taga on? Võib-olla tegelikult see motivatsioonipuudus tuleneb sellest, et sinu ümber ei ole toetavat keskkonda. Või sul ei ole selgust, kuhu sa lähed, miks sa lähed. Või sul ei ole selgust sellest, mida sa peaksid ikkagi tegema järgmiseks. Kindlasti võib seda tekitada ka see, et sul puudub paindlikkus eksimuste korral. Ehk et midagi, mida sa ette võtad, võib olla hästi suure riskiga. Ja siis tekib ka siia ette hirm, võib-olla see vastutustunne ja nii edasi, mis kõik tekitavad seda, et sa võib-olla ei tahagi seda asja ette võtta.
Ehk tegelikult see motivatsiooni puudus võib tihtipeale olla lihtsalt justkui näiline tagajärg. Aga kui me loome iseendale süsteemi, mis meid toetab, siis järjepidevusest võib saada selline hästi loomulik osa ettevõtlusest. Ja niimoodi, et see ei ole pingutus või selline pinge, vaid et see on sihuke loomulik voolav osa. Ehk sa ei pea toetuma tahtejõule, vaid sa võiksid toetuda oma süsteemile. Ja mis on siis need sellised elemendid, mis võiksid aidata meil luua järjepidevust? Nagu ma juba ütlesin, siis keskkond. Et kas see keskkond, mis sinu ümber on, kas see toetab sind? Sinu füüsiline keskkond ja tegelikult sinu vaimne keskkond mõjutavad tohutult seda, kui hästi me suudame siis toimetada, kui järjepidevad me suudame olla oma tegemistes. Et kui meie ümber on segajad, segadus, kaos, siis on hästi loomulik, et me ajame kas siis sassi või lükkame edasi või ei pane piisavat tähelepanu oma prioriteetidele. Või lükkame kõik need olulised asjad, mida me võiksime teha, peaksime tegema homsesse. Järjepidev tegutsemine muutub lihtsamaks siis, kui me teame, millist keskkonda me enda ümber vajame ja loome sellise keskkonna enda ümber, mis toetab siis meie sihti. Vaata selleks korraks enda ümber. Kas sinu tänane füüsiline keskkond, kus sa hetkel viibid, kas see toetab sul siin viibimist, meie kuulamist, meie küsimuste endast läbi laskmist, kaasa tegemist ja mõtlemist? Meil igaühele tähendab toetav keskkond midagi teistmoodi. Hea näide on minu arust meie töölauad. Öeldakse, et kui sul on hästi organiseeritud korras ruum, töölaud, et siis sa saad väga hästi keskenduda. Ja on tegelikult väga palju inimesi, kellel võib-olla meie jaoks näiliselt on töölaud täiesti sassis, aga tema jaoks on seal süsteem, mis teda toetab. Ehk ma tahan öelda sellega, et see, mis on ühele korras, see ei pruugi olla teisele korras. Et julgeda leida see, mis just sind toetab ka keskkonna mõttes, mitte jääda kinni, et keegi ütles, et vot selline peab olema sinu töölaud või selline ruum. Julgeda mõelda, mis on see, mida sina vajad. Siis järjepidevuse kontekstis on ka oluline, et meil oleks võimalik tegutseda rahus oma asjadega, ehk see segajate eemaldamine. Ja veel olulisem on see, et ümbritseda ennast õigete inimestega. Ehk see keskkond, mis on sinu ümber, seal on ka tahes-tahtmata inimesi. Kes on need inimesed, kes on sinu ümber? Me oleme hästi palju kuulnud seda, et sa oled 5 inimese keskmine, kellega sa kõige rohkem suhtled. Nii ja naa, aga siin on oma tõetera sees. Kui sa ümbritsed ennast inimestega, kes on ise järjepidevad, siis tegelikult see aitab sul olla ka endal järjepidevam, sest esiteks nad läbi oma tegude tuletavad sulle meelde ja nende teod on sulle toetavad. See tundub nii loomulik kõik. Kindlasti aitab järjepidevust luua see, kui meil on selged ja head harjumused. Kas sa täna tead, millist on sinu harjumused üldse? Et kui sa hommikul ärkad, mis on see sinu harjumus või rutiin?
kui sul pole täpselt plaani, siis sa tegelikult ju ikkagi kulged läbi mingisuguste harjumuste. Harjumused, plaan, järjepidevus, neid saab kokku väga hästi integreerida. Näiteks, kas sa oled kuulnud kedagi teist ütlemas või ise öelnud, et ma peaksin rohkem turundusega tegelema või ma tahan oma ettevõtet arendada. See kõlab kui selline asi, mida tuleks teha, mida on vaja teha, aga kuidas see nüüd tehtud ikkagi saada? Sest see on päris suur amps, mida tuleb teha. See ei ole see, et sa teed ühe asja ära ja see on tehtud, vaid see on mingi suur protsess, tegevuste jada, mida tuleb teha selleks. Ja selleks, et me saaksime olla nüüd järjepidevad ja selle asja saavutada, siis meil on vaja siia juurde tuua mõõdetavus. Sest kui me ei too mõõdetavust juurde, meil on nii lihtne seda edasi lükata, sest see on nii hoomamatult suur tükk, mida me ei oska võib-olla kuskilt alustadagi. Ehk selle asemel, et öelda, et sa tegeled turundusega või sul on vaja tegeleda turundusega, siis näiteks ütle, et vot igal esmaspäeval teed sa vot sellise postituse vot sellisesse kanalisse. Ja selleks saad iseennast kontrollida, kas ma siis tegin esmaspäeval selle asja ära või mitte. Sul on kohe peegel olemas, jah, ei, sa saad luua endale järjepidevust läbi selle, et sa tead, sul on endaga kokkulepe, et vot igal esmaspäeval ma teen seda. Kui see jääb, et vot sel nädalal ma teen seda, siis on see, et ma homme teen ja siis on lõpuks käes pühapäev. Ehk sellised väga konkreetsed, kas siis harjumused oma ettevõtlusega seoses juurutada või panna paika selline plaan, mis aitab sul midagi teha. Selle plaani või harjumuse või rutiini osa, mis sind võiks aidata, ongi see, et sa paned endale lisaks sellele konkreetsele tegevusele, et mida sa teed, paika ka selle, mis on see aeg, mis ajaks sa selle ära teed. Sest siis on palju suurem tõenäosus, et sa päriselt teed selle ära. Ja see, et sa saad jälgida, sul tekib see jälgitav süsteem, mis peegeldab sulle tagasi minevikku, aga samas sa saad planeerida ka tulevikku oma järgmisi samme. Ja ma tean, et väga harjumuspäratu ja võib-olla alguses kuidagi keeruline võib olla sellist süsteemi endale juurutada, kuid siinkohal ma tahaks öelda, et alati ei ole oluline see, et sa oleksid täiuslik. Oluline on see, et sa oleksid püsiv. Kui me tahame järjepidevust luua oma ellu, see absoluutselt ei tähenda seda, et ma pean olema kõiges täiuslik, selles plaanis täiuslik. Oluline on see, et me teeme kas või natukene. Minu arust on väga hea idee või mõte see, et eesmärk on olla homme 1% parem tänasest. Teha üks väike asi, astuda üks väike samm, aga vähemalt teha midagigi. Ehk hoida seda liikumist. Ma ei tea, kuidas teie, aga mina olen märganud hästi palju just sotsiaalmeedias lugusid, kus erinevad ettevõtjad räägivad, et nad on nüüd nii kaua aega sotsiaalmeediast eemal olnud ja nad ei suuda tagasi tulla. Või neil on nii raske tagasi tulla. Mis siis, et ennem see tuli neil kergusega. Nüüd on nii raske uuesti seda ratast veerema saada. Kindlasti on üheks teguriks see, et nad teavad, mis oli enne ja mis on nüüd. Kindlasti on see, et sa pead tulema uuesti välja oma kookonist. Ja nüüd selleks, et see ratast päriselt veerema saada, tulebki astuda pisikeste sammude kaupa. Iga päev kas või natukene ja natuke ja natuke. Ja mitte ajada taga täiuslikkust. Sest väga paljud ettevõtjad tegelikult kukuvad järjepidevalt perfektsionismi lõksu. Perfektsionism
on tegelikult üks tahk petturi sündroomist. Te kindlasti olete kuulnud, seal on 5 tahku ja see on see üks väljendusviis sellest, et ma kõikides oma tegevustes olla perfektne. Sellega paneme me endale meeletu pinge, väga kõrged ootused sellele, et kõik, mida me teeme, et see peab olema ideaalne. Kuid sel ajal, kui sina mõtled, kuidas sa midagi teed, et kõik oleks ideaalne, siis sinu kõrval olev inimene on juba läinud oma mitte nii ideaalsete lahendustega võib-olla juba teele. Ehk tegelikult see teekond annab meile ju võimaluse kogu aeg neid asju lihvida, paremaks teha ja kasvada. Ja kui me jääme lihvima oma asju, ehk jääme sinna perfektsionismi lõksu, siis võib juhtuda, et meie vägevad ideed või mõtted ei saagi kunagi teoks. Ma olen ise selles lõksus kunagi istunud, mitu korda muidugi, ja mul on olnud ideid, kus ma olen teinud valmis kodulehekülje. Ma olen lihvinud seda kodulehekülge. See on juba nii ja naa ja ikka on midagi puudu. Ja ometigi te ei ole näinud neid. Te pole kuulnud nendest mitte midagi. Ainult üks inimene on kuulnud sellest asjast. Ehk ma olen jäänud sinna lõksu ja lõpuks leidnud, et kellel seda ikka vaja on. Või siis on juba tulnud uued tuuled ja ma olen uute asjadega edasi läinud. Ehk et see perfektsionism on midagi, mis tegelikult takistab lõpuks meil edasi liikuda. Kuid järjepidevus on midagi, mis aitab meil edasi liikuda. Ehk siis edu ei tule täiuslikkusest, vaid sellest, et me iga päev teeme midagi. Iga päev oleme liikumises. Kuidas siis ikkagi keskenduda pigem püsivusele, sellele järjepidevusele, mitte täiuslikkusele, et me sinna lõksu kinni ei jääks? Kas sa tead, mis on sinu tänane selline miinimumversioon, mida sa võiksid teha selleks, et sul asjad liiguksid? Kui sul on näiteks eesmärk või kui sul on turundusplaan, nii, sul on turundusplaan, sul on seal näiteks väga selgelt pandud paika, millal, kuhu, mida sa teed, tasulist või tasuta reklaami ja nii edasi. Kõik on paigas. Ja nüüd sul on see üks päev käes, kus sa pead tegema laivi kuhugi sotsiaalmeediakanalisse. Aga sa üldse ei jaksa. Sul on kehv enesetunne võib-olla ja tuju ei ole eriti selline. Mis sa siis teed? Sul on 2 valikut. Kas sa ei tee üldse mitte midagi või sa teed midagi muud, asendad selle asja ära. Ja kui sul ikkagi nii hull olla ei ole, et sa mitte midagi teha ei saa, siis asendamine mingi lahjema versiooniga on parem kui mitte midagi. Aga oluline on see, miks sa seda teed. Kui see kannab edasi seda väärtust, mõtet, siis see lahjem versioon ei pruugi olla halvem kui see suur vägev laiv, mis sa teha tahtsid. Siis luba endal kindlasti vigu teha. Me keegi ei ole ideaalsed, meil kõigil on oma vead, head ja vead, niisamuti sul. Ja luba endale eksida ja vigu teha ja pigem täna me näeme sellega inimlikkust. Me näeme sellega seda, et teised teevad ka. Ja tegelikult see toetab ka järjepidevust, kui meil on julgus eksida, siis sellest me ju õpime. Ning loeb see, et sa ei katkestaks mingeid olulisi asju väga pikaks ajaks. Pausid on puhkus, pausid, kõik on olulised, kõik on vajalikud. Kuid kui sa jääd liiga kauaks mingitest väga olulistest teemadest eemale, siis võib see uuesti alustamine olla lihtsalt raske. Kuidas ikkagi luua siis selliseid rütme,
mis võiksid toimida ka siis sinu jaoks, kui puudub inspiratsioon, motivatsioon. Võiks öelda, et inspiratsioon ja motivatsioon on ju nagu ilm. Tuleb ja läheb, vahest tugevam, vahest on niisugune väga tugev ere päike, vahest on niisugune pilve tagant päike. Mõnikord oled sa tohutult energiat täis, mõnikord mitte. Kuid kui sa nüüd lood, kui sa leiad täna endale mingisugused harjumused, mingisugused mõtted, mida võiks proovida, mingisugused süsteemid, mis ei sõltu sinu tujudest, mis ei sõltu sellest, milline ilm väljas on, siis on sul kindel struktuur või selline toetav raamistik, mis kannab sind edasi ka sellistest nii-öelda madalama motivatsiooniga päevadest. Ja kindlasti on oluline, et me ei toetu tahtejõule, vaid sellele, et meil toimuks selline loomulik voolamine. Ja selleks, et seda teha, siis mõtle korraks. Kas sul on tegevusi, mis on sul siuksed, et teen sel nädalal või teen järgmisel nädalal? Aitäh, see on väga kõnekas pilt. Ideaalne oleks see, et meil ei ole seda karu sinna taha vaja. Aga jah. Kui sul on tegevusi, mille kohta sa tead, et sa oled endale öelnud, ma teen seda järgmisel nädalal, siis nüüd ütle endale, aga mis päevaks see päriselt tehtud saab? Mis tegevus see on ja mis ajaks see päriselt tehtud saab? Ja vaata, mis ilme see asi võtab nii. Ära looda, et sa leiad aja millalgi, sul tuleb millalgi see asi meelde, vaid loo endale süsteem, et sa saaksid, et see aeg planeeriks ennast sulle juba nähtavale kuidagi. Võib-olla on sul meil eelnevalt räägitud to-do listidest, et sul on kuidagi see to-do list niimoodi tehtud, et kui sul tekib see moment, et sa tead, et vot need on selle nädala teemad, et siis see on siin olemas. Et kui sa kalendrisse ei pane. No, väga hea, nädalavahetusel teen. Sul on väga pisid nädalavahetused, ma kujutan ette. Muidugi. Homme on tõesti veel parem, see ei jõua kuidagi, mitte kuidagi ja kunagi kohale. Ehk tegelikult, nagu te nendest vastustest näete, siis me oleme super edasilükkajad või super planeerijad tegelikult selliste asjadega. Ja mõnikord, mida me siis edasi jääme lükkamani, on võib-olla mingid ebameeldivad tegevused. Ja järjepidevusega me saame tuua neid asju võib-olla natuke meeldivamaks lihtsamini või teostavamaks lihtsamini. Siis üks hästi huvitav mõte on ka seostada uued mingisugused kas harjumused või rütmid, süsteemid oma olemasolevate harjumustega. Näiteks midagi, mis kõlas ka eile läbi. Võiks ju olla, et kui sa jood hommiku kohvi, siis sa kasutad seda hetke selleks, et planeerida oma eesootavat päeva. Sul võib-olla ei ole, sa ei ole võib-olla see pika plaani inimene, aga võib-olla sind aitab see, et okei, et sa jood hommikul kohvi, nüüd ma mõtlen läbi tänase päeva. Ja mõtlen ka läbi selle, et mis ma kindlasti pean tehtud saama. Selleks, et olla siis järjepidev ja oma ettevõtluses edasi liikuda, et ma ei lükkaks mingeid väga olulisi asju edasi. Siis miks mitte ka teha nii, et sul on igal õhtul mingisugune rutiin. Võib-olla sa õhtuti vaatad veel oma meilikasti üle, kontrollid, kas sul said kõik olulised asjad tehtud. Miks mitte sinna juurde harjutada uus rutiin, et kui sa oled need asjad üle vaadanud, siis sa paned homseks endal 3 tähtsat ülesannet kirja.
Kui sul on rutiin, et sa mingil X ajal päevas kindlasti sotsiaalmeedias vaatad ringi, täitsa niisama, meelelahutus, võib-olla sa asendad selle 15 minutit turundustegevustega või 15 minutit, et rääkida kellegi uue inimesega, kellega, kes sind näiteks kuskil sotsiaalmeedias jälgib, luua suhteid. Ehk mõtle, mida sul on üldse vaja, mis sind toetaks ja kas sa saad kuidagi olemasolevate harjumuste külge luua, et hoopis edasi liikuda järjepidevalt. Siis kindlasti on hästi oluline märgata, mis on sinu takistused. Mida keerulisem on midagi teha, seda väiksem on tõenäosus, et me seda ka järjepidevalt teeksime. Me keegi ei taha tegelikult ju teha ebameeldivaid asju või tülikaid asju, tüütuid asju, me lükkame ikka neid edasi. Ja järjepidevus on see, millega me saame jällegi natukene lihtsamalt nendest asjadest läbi. Näiteks, kui sa tahad kirjutada oma turunduskanalitesse sisu, siis miks mitte kirjutada endale mingisugune mall või põhi, mis on näiteks enda jaoks suunavate küsimustega niimoodi, et sul on lihtsam iseenda küsimustele hakata vastama ja siis kirjutada. Mingid universaalsed küsimused, mis lihtsalt loovad su ideele või mõttele, mida sa tahad öelda, mingi struktuuri. Ehk midagi, millega sa saad luua mingid asjad, mida sulle väga ei meeldi teha, mida sa edasi lükkad, kuidas sa saad seda protsessi endale lihtsamaks teha või meeldivamaks teha? Kuidas panna enda jaoks kõik asjast tööle, kui sa tegelikult ei viitsi? Mis sa arvad, kuidas sa saad luua endale järjepidevust, kui see tähendab jälle mingisugust ebamugavust? Olgem ausad, see tähendab ebamugavust, kui täna sa ei ole oma asjades nii järjepidev, kui sa tahaksid olla. Ja sa pead mingisugust uut harjumust tegelikult ju juurutama. Siis mis sa arvad, mis on see, kuidas sa saaksid ennast toetada ka siis seda kõike nüüd päriselt integreerima, kui sa ei viitsi? Turundussõnumiteks ja turunduses üldse oleks hea AI-d kasutada, siis ei pea väga ennast koormama. Jah, õppejõuna ma näen, et meil väga paljud tudengid armastavad niisamuti AI-ga suhelda ja koostöös töid kirjutada, ilma et viitaks. Aga kui me loeme neid töid hommikust õhtuni, siis väga tihti me saame aru, sest see keel on teistsugune, mingid on niisugused spetsiifilised väljendid. Ja siis tekivad väga-väga huvitavad diskussioonid ja ma olen märganud näiteks, et mõnel inimesel on AI allergia. Kas te olete ka märganud, et kui ta näeb või kohtab kuskil AI teksti, siis juba tal tekib mingi emotsioon. Ja mulle meeldib siinkohal see lause, mida Jaan Aru ütles, et ühel oma loengul, et aga milleks üldse inimene täna peaks ise mõtlema, kui mõtelda on valus? Ehk see tülikas, et kui palju lihtsamini täna meil on võimalik asju teha AI abiga. Ja kui mõelda AI-le, siis tegelikult ka järjepidevust saab AI toetada. On väga palju võimalusi automatiseerimiseks, on väga palju võimalusi selleks, et te vajutate ühte nuppu ja teil mingid asjad juba jooksevad taustal. Näiteks ma käin hetkel Tartu Ülikoolis sellisel mikrokraadi programmil nagu turundus tehisintellekti ajastul. Ja meil oli üks huvitav kodutöö, et me pidime siis loovust rakendama AI tööriista kasutades.
selline loovturunduse kursus. ja mina lõin endale sellise automaatika, kus ühte Exceli tabelisse vajutades ühe lingi ta viib edasi kohe järgmised tegevused, mis mul selle lingiga vaja teha on. Lõpptulemus on see, et mul tekib oma virtuaalsesse to-do listi see tegevuste jada, et mida mul on siis vaja teha. Et mina pärast lihtsalt panen kuupäevad juurde, mis ajaks ma tahan, et need asjad tehtud oleks. Ehk tegelikult just niimoodi taustategevustes on väga suurepärane, kui me leiame mooduseid seda kasutada. Sisuloomes, siin on hästi palju erinevaid arvamusi, kuid minu isiklik arvamus on see, et me ei tohi kaotada oma autentsust. Seda on hästi lihtne juhtuma. Ja ideid põrgatage, genereerige, kuid jälgige, et ei kaotaks oma autentsust oma tekstides. Et see on kindlasti sihuke oluline moment. Aga see on kui tark abivahend, kui me kasutame, oskame kasutada, julgeme kasutada nii, et ta aitab meil olla kiiremad oma tegemistes või produktiivsemad või saada paremaid ideid ja mõtteid. Kui motivatsioon on madal, kui inspiratsiooni ei ole, siis küsi endalt üks küsimus. Küsi endalt, mis on kõige väiksem samm, mida sa saad praegu teha? Nüüd mõtle korraks mingisugusele ülesandele või tegevusele, mida sa hetkel üldse ei viitsi teha. Ja esita see küsimus uuesti. Mis on kõige väiksem samm, mida sa saad praegu teha selleks, et see väga tülikas tegevus saaks kunagi tehtud? Ja pane see endale kirja ning tee see täna ära. Kui sa ei jaksa tervet blogipostitust kirjutada, siis pealkirja saad sa ikka kirja panna. Sa oled mingi idee juba endale salvestanud läbi selle. Kui sa ei jaksa uue aasta strateegiat, näiteks turundusstrateegiat, turundusplaani paika panna, siis äkki sa saad vähemalt ühe idee üles kirjutada, mida sa tahaksid saavutada üldse. Ehk peamine mõte on see, et ära jää ootama motivatsiooni, inspiratsiooni ja seda tuhinat, vaid tegutse ka siis, kui sul seda head edasiviivat tunnet ei ole. Leia lihtsalt siis see mingisugune väiksem samm või amps, mis aitab sul edasi liikuda. Kui su motivatsioon on langenud ja sa ei saa liikuma ikkagi, aga see ei tule kohe meelde või pähe ühtegi seda väikest sammu, mida oleks vaja astuda, siis ära lase ühel halval päeval kasvada halvaks nädalaks. Kui sul jääbki siis vahest näiteks päev, 2, 3 midagi tegemata, siis see on okei. Me peamegi vahel laskma nii-öelda asjadel kas settida või endal puhata. Et ma ei taha öelda, et sa pead kogu aeg midagi tegema, siis me hakkamegi survestama ja pungestama, see ei ole see, vaid pigem ennast kuulama. Kuid jälgima ka sellele, et me ei lase lihtsalt sellele liiga suureks kasvada. Sest tegelikult need vahele jäänud päevad ju lõpuks ei tähenda mitte midagi. Tähendab see, et sa tunned ennast hästi ja see, et sa päriselt ikkagi tegutsed edasi. Kõige hullem, mis juhtuda saab, ongi tõenäoliselt see, et sa ei saa uuesti oma seda ratast veerema. Mis on see, mis aitab sul meelde tuletada endale, mis on kõige olulisem? Kas sa tead? Selleks ma soovitan endale kas välja kirjutada või arvutis mingisuguseid
süsteeme kasutades salvestada ära, mis on sinu prioriteedid ettevõtluses. Panna juurde kirja, mida sa selleks kõik tegema pead. Kui sul on kirjas, mida sa selleks kõik tegema pead, siis sul on kogu aeg mingisugune siht justkui ees, ehk sa ei kao ära nii lihtsalt. Ja sa saad kogu aeg tulla selle juurde tagasi, sa saad kogu aeg seda muuta, kui vaja, aga sa tead, milliseid samme sa pead astuma. Sa tead, mis võiks olla see väiksem osa sellest suurest plaanist, mis sul kirjas on, selleks, et sa saaksid edasi liikuda. Teeme ühe väikse harjutuse. Ma küsin sult 2 küsimust. Sa proovi neile praegu vastata. Kui sa tunned, et järjepidevus on kadumas, siis mis on see, mis sind tavaliselt on sel hetkel rajalt maha viinud? Need hetked, kui on järjepidevus olnud kadumas, mis on see, mis on sind tavaliselt rajalt maha viinud? Kas see on olnud seesama motivatsioonilangust, millest me oleme nii palju rääkinud? Kas on olnud hästi suur ülesannete hulk, et see kõik on läinud nii hoomamatuks, nii suureks? Kas on mingisugune hirm? Kas ajaliselt on läinud kriitiliseks? Mis sind tavaliselt on rajalt maha tõmmanud? Võib-olla sa täna tegelikult ei teagi seda. Ja see on täiesti okei. Kui sa täna ei tule kohe selle peale, mis on sind tavaliselt rajalt maha tõmmanud, siis proovi mõista, natukene mõtiskleda, mis siis on juhtunud, sest see aitab sul tulevikus palju paremini ennast ette valmistada, õigel ajal jaole saada. Ja nüüd tasuks mõelda, et okei, kui see on juhtunud, et ma olen kaotanud järjepidevuse, et ma olen seal mõõnakohas hetkel, mis on see üks samm, üks lihtne samm, millega ma saan uuesti alustada? Kuidas ma saan ennast veerema? Kas sul on enda jaoks näiteks mingi motiveeriv lause või äratuskella lause, et seesama, et kas võigi pane pealkiri kirja, kui tervet teksti ei suuda panna? Või mis on see, mis aitab sul uuesti alustada? Kui sa täna seda ka ei tea, siis mõtle enda jaoks läbi, aga lihtsalt see, et sul oleks kogu aeg endale hea meeldetuletus. Ülioluline on endale olulised asjad meelde tuletada õigel ajal, sest sellega me hoiame ennast toetatuna ja liikumises. Ehk siis, mis sa võiksid siit täna kaasa võtta? Järjepidevus ei sõltu tegelikult inspiratsioonist ja motivatsioonist. See sõltub kõik sinu harjumustest ja see sõltub sinu süsteemidest. Kui sa lood endale selle süsteemi või need harjumused, mis sind toetavad ka siis, kui sul on see madalseis või mõõnaperiood või puudub motivatsioon, inspiratsioon, siis tegelikult need sinu enda süsteemid ja harjumused aitavad sul saavutada pikaajalist edu. Väikesed sammud viivad sind palju kaugemale kui üksikud, aga suured hüpped. Suur aitäh sulle, et sa kaasa mõtlesid, et sa siin chatis ka kaasa jagasid oma mõtteid, oma kogemusi. Ja ma loodan, et sa said siit täna kaasa võtta selle, mis on see, mida sina täpselt vajad selleks, et toetada enda järjepidevust. Aitäh sulle! Ma nii kaifin seda, kuidas Grete soojendab teid minu jaoks lahti. Ehk siis tempo on mõnus, siuke, et sul jäävad mingid asjad õhku.
ja siis ma pakun mingi kihi juurde uue, laiema perspektiivi, kuidas veel vaadata seda järjepidevust ja tänane tööriist on täiega see, mida mulle tundub, et minu enda viimase aja kõige suurem heureka häkk, mida ma ise rakendan igapäevases juhtimises, seda saab strateegiliselt teha kord kuus või siis, kui sa tunned, et kõike on liiga palju, siis sa saad seda kasutada, et teha nagu sihuke iseendaga juhtimise strateegiapäev. aga seda saad sa igapäevaselt juhtimisotsuste ja aja planeerimise, järjepidevuse, kõikide süsteemide juurde tegelikult kasutada. see aitab sul mõista, et juhtimisotsused on ainult sinu teha. nii, aga alustame, teeme täna niisugust nagu vahekombot ehk siis, et teeme natukene põhjalikumalt, aga ma annan ka nipid, kuidas igapäevaselt mina ennast juhin vastavalt sellele, et see järjepidevus oleks mingi põnev asi minu jaoks, sest et ma ei ole järjepidevuse kuninganna. mul hakkab tihti igav, aga tänu sellele tööriistale ma olen aru saanud, et ma võin olla järjepidev. et lihtsalt see mõiste minu jaoks on vaja lahti häkkida. et mis see tähendab minu jaoks järjepidevus ja see on kindlasti see, mida te võite pärast hiljem küsida, et mis teie jaoks järjepidevus tähendab. keegi küsis mu käest, et mis sul rutiinid või harjumused on, ma ütlesin, mul ei ole ühtegi harjumust, aga siis ma sain aru, et kui ma panen selle sildi juurde, et mul on arusaam harjumusest hoopis teistsugune peas, aga tegelikult ma igapäevaselt, mul on rutiinid ja asjad olemas, mul on harjumused olemas, aga ma lihtsalt ise ei märka neid ja käin ringi näoga, et ma olen väga impulsiivne inimene, tegelikult ei ole. et tegelikult mul on omad rutiinid ja möllud käivad. nii, aga ettevõtluses on siis 4 tugisammast: turundus, müük, ärimudel ja siis müügi all on ka siis klientidega suhtlus ja finantsid ehk rahaasjad. raha, finantsid, müük, kliendid, turundus ja ärimudeli arendus ja kõike neid 4 sammast seob kokku sina, kullakallis ettevõtte juht, ettevõtte kõige olulisem vara, kõige tähtsam vara, et sina lood selle terviku sinna sisse. ja nüüd ma palun sul kirjutada siia chati või siis endale paberi peale 10 probleemi, mis sul praegu ettevõttes on, mis need probleemid on. me hakkame tegema auditit, sinu ettevõtte auditit. ehk siis, et kirjuta julgelt 10 probleemi, mis sul ettevõttes praegu on. ja võid mõned chati siia jagada teistele ka, et sa ei pea kõike seda 10 jagama, võidki näiteks 3 valida. 10 probleemi, mis sul ettevõtluses praegu on. Pole kliente, majanduslangus on, maksud on kõrged, töö, nii palju peab makse maksma. vajaks turundajat eraldi. Pole üldse ärimudelit. ei teagi, mida üldse tahta teha. kõik need 10 probleemi paneme kirja. ja. ja loomulikult Diana puhul ma tean ka, et see teadlikkus pluss siis ühisväljamäng, et vahepeal sa võid olla strateegiliselt järjepidev ja kõik ilusad mullid, aga vahepeal on sagedus, millega sa need teed asjad pannud sulle ploki peale ka. nii, mis veel? info ei jõua inimesteni, mis probleemid teil veel on? jagage jõuliselt. tahaks
paari probleemi veel kuulda, siis me saame järgmisse etappi minna. Kirjutage chati paar probleemi veel, siis mul on hea näiteid võtta. Ei pääse siin. Pole nähtav, inimesed ei tea sama probleem, mis Dianagi. Ehk siis müügi edasi lükkamine on ju. Ärimudeli sihuke testimine ehk siis pivot on ju. Ma eeldan, et Tiina mõtleb selle all seda. Ja, nii, väga hea. Ja kui te teete seda esimestel kordadel, konkurents, ja väga hea. Kui te teete seda esimestel kordadel, siis ma soovitangi teha pika nimekiri. 10 on isegi nagu lahjamäng. Ma soovitaks 40 probleemi. Ja kuna meil on 4 faktorit, ehk siis igasse faktorisse 10. Ehk siis, et 10 probleemi, mis teil raha ja finantsidega on, 10 probleemi, mis teil turunduses on, 10 probleemi, mis müügi ja klientidega on, 10 probleemi, mis ärimudelis on. Et julgelt tehke esimene kord võimalikult põhjalik ja pikk nimekiri probleemidest. Juhtimisotsus algab sellest, kui sa hakkad võtma isiklikult asju. Ehk siis jah. Ehk siis hakkad isiklikult võtma. Ma saan aru, et ei tohiks elu liiga isiklikult võtta, aga kui sa oled ettevõtte juht ja liider ja kõik 3 ainsus juhatusliiga osanik, siis see on isiklik. Tahate või mitte. Kõik oma probleemid oled sa ise loonud. Kõik need probleemid, mis sa sinna kirjutasid, on sinu enda looming. Ja see on juhtimisotsuse järgmine samm, võtta ja aktsepteerida, nagu ma eelnevalt ka olen öelnud, et esimene samm on alati aktsepteerimine ja antud kontekstis juhtimisotsuse programm on ikka see, et mina olen loonud selle reaalsuse. Ja kui ma võtan näiteks maksude tõus, loomulikult, ma ei saa, et ma olen loonud maksude tõusu. Aga ma olen loonud selle olukorra, et maksude tõus mõjutab minu äri. Selle olen mina loonud. Et vaadata selle poole pealt. Ja sõnastus, mida ma soovitan teil kasutada ja igaüks saab siia chati kirjutada on ma ei soovi. Ehk siis, et me muudame probleemi soovi eituseks järgmises etapis. Ja näiteks, ma võtan teie näite. Ma ei soovi, et ma tunneksin tihedat konkurentsi. Aneta näitel, et ta on tihe konkurents. Ma ei soovi, et ma tunneksin konkurentsi tihedust. Ma ei soovi, et ma näen pidevalt teiste tegevustes enda tegevuste kopeerimist. Ma ei soovi, et ma lükkan müüki edasi. Ma ei soovi olla nähtamatu. Ehk siis, et sama probleem läheb nagu aktsepteerimisse siis, kui sa sõnastad selle soovina, see on alateadlik soov olnud, muidu see ei oleks su reaalsuses. Ehk siis, et kui sissetulekud on kaootilised, siis alateadlikult sa oled loonud olukorra, et need on kaootilised. Ja sa oled soovinud salamisi, mitte küll kindlasti teadlikult, aga salamisi, et su sissetulekud oleksid kaootilised. Ja nüüd me aktsepteerimise teeme sellega, et ma ei soovi, et mu sissetulekud oleksid kaootilised. Et kirjuta näiteks 3 ja kui sa jõuad rohkem, proovi leida kõik nende probleemide kõrvale see ma ei soovi ja jaga minuga siin ka.
Sest meil on lihtsam teada, mida me ei soovi ja siis me saame teada, mida me tahame. Ja siis alles tuleb see, mida meil on vaja teha. Et, nii. Logis, jah. Ise ikka, kes see teine teeb neid tihedat konkurentsi. Konkurendid ei ole süüdi selles, et nad siin kopeerivad. Konkurendid ei ole süüdi, et nad kõik otsustasid järsku hommikul ärgata ja massaaži hakata pakkuma. Et sina lihtsalt ütled, et ma ei soovi seda kogeda konkurentsina, et see valdkond on tihe konkurents. Ma ei soovi kogeda seda, et nad kopivad mind. Jah. Nii, väga hea. Siis sa oled Jana õiges kohas. Aga esimene samm on vaja sõnastada välja see, et ma ei soovi ka. Et sa võtad selle probleemi isiklikult vastutusele. Sellega, et sa oled alateadlik seda loonud ja nüüd sa aktsepteerid seda, et sa enam ei soovi seda. See on juba esimene juhtimisotsus, mis sa teed. Ma ei soovi enam seda. Nii. Oi, kui ilusti. Kehasse läks ilusti Terje lause. Ma ei soovi olla nähtamatu. Ma ei soovi, et teised ei tea minu tegemistest. Ma ei soovi, et mul pole selgust, kui ma edasi liigun. Väga konkreetselt, väga ilusalt. Ja juba nagu Terje näost on näha, et see jõudis kohale. Et sa tegelikult tegid esimesed juhtimisotsused 3 tükki ära sellega, et sa kirjutasid välja selle, mida sa ei soovi. Nii, nüüd tuleb järgmine tulp. Mida ma tahan? Ja sa võid võtta sõna ei sealt eest ära, aga võib ka võimalikult konkreetseks minna. Võib panna mõõdikud juurde. Ma soovin olla nähtav Instagramis. Ma soovin olla nähtav 1000 inimesele Facebookis. Ma soovin, et et ma et tähendab, seal on sõna, vabandust, tahan. Ma tahan, et mul on selgus järgmistest sammudest ettevõtlusest. Tõmmake see sõnastus ka jäigemaks. Ma tahan. Ma tahan, et mul oleks selgus järgmistest ettevõtluse sammudest. Ma tahan olla nähtav Instagramis. Vaata, kui suur erinevus on see, kui ma ütlen, et ma soovin olla nähtav Instagramis või ma tahan olla nähtav Instagramis. Me isiksustame selle veel rohkem, selle juhtimisotsuse ära. Enam ei ole soovimise ja mittesoovimise küsimus, nüüd on tahtmise küsimus. Ja ükskõik, kuidas te nimetate universum, kõrgem mina, konstellatsiooni väli, lihtsalt mina ise toimib paremini, kui sa tahad asju. Ja, aga proovi kõigepealt tahtmise kaudu. Ja see ma olen Instagramis on nähtav veel tugevam, aga pigem see on 3. variant. Seepärast, et ma tahaks, et te oleksite valmis avama ka ennast lahendustele. Et praegu ju sa oled nähtav teatud inimestele Facebookis, su tooted on nähtavad, aga see, mis sinu jaoks selle otsuse taga on olnud, ei ole enam rahuldav sinu jaoks. Et võib-olla tekivad mingid uued lahendused, et proovime enne ma olemist, ma tahan. Ja inimestel on päris raske ütelda välja, ma tahan neid asju lihtsalt sellepärast. Tunnetaksin kasvavat konkurentsi. Ma tahan olla turuliider. Jäänika, kuidas see kõlab? Tahan olla turuliider. Ja võid juurde lisada konkreetselt mingi asja, et selle tahtmise juures võiks olla mingi mõõdetav asi, mis Grete tõi ka välja, et palun pange mingid mõõdetavad asjad, et mis turuliider, mis valdkonnas, võimalikult spetsiifiline, et ma ei saa olla turuliider
ettevõtluskoolituste pakkumises ma saan olla turuliider teadlike ettevõtluskoolituste pakkumises, näiteks minu peas käib. Et see mingi iseloomustav asi veel juurde. Et ma tahan. Sest et keegi teine teil kandikul neid asju teile ettevõtluses ette ei too. Ja see ongi see iseenda juhtimise meistriklass, mis käib ettevõtluses. Ja minu arvates see oleks oskus, miks ma olen nii suur ettevõtluse fänn. See on nii oluline oskus igapäeval indiviidil, igapäevaselt igal inimesel noorest peale ja lapsest peale, et nad oleksid iseennast juhtivad indiviidid, kogukonna liikmed ja nii edasi, et see on hoopis teine maailm, kus me hakkame elama, kui inimesi oleks rohkem, kes on iseennast juhtivad. Nii, kas kõigil on teada, mida ta tahab? Üks asi vähemalt. Ja vali, kui sul on nimekiri see üks asi, ma tahan. Ma tahan ja pane mingi arvuline mõõdega juurde, et sa saad öelda, et kas sa said selle või mitte. Et ma tahan täna lõunaks pokekaussi, siis ma saan õhtul ütelda, et kas ma sain selle või mitte. Noh, sisuliselt selline. Et ärge hämama jääge palun, et muidu see ei ole nagu mõistlik. Nii. Ja nüüd ma panen teid breakout ruumidesse. Grete, kas saad ka valmis kellegiga breakout ruumi minema? Oleks siis parem mitte, aga kui ei jagu muud moodi, siis ikka. Jah, vist. Ma katsetan ühte kolmikut, ma panen siit kolmiku juurde kõigepealt. Ja anna teada keegi, kes siin on lihtsalt passiivselt kuulamas, et tegelikult ei saa nagu rääkida samal ajal, et midagi on taustas. Et siis ma ei pane sind breakout ruumi, aga ma paneks teid kahekesi või kolmekesi breakout ruumi. Ja sinu ülesanne on ütelda oma vestluskaaslasele, mida sa tahad. Nii lihtne see ongi. Ja sinu vestluskaaslane, Diana ei saa rääkida. Vestluskaaslane pakub välja 3 erinevat lahendust. Kuidas sina saad selle, mida sa tahad? Sest et teil ei oleks neid probleeme, kui te teaksite juba lahendused. Probleem eksisteerib ainult siis, kui te ei ole leidnud lahendust. Ja lahendus selle ma ei soovi või ma tahan pealt ei tule. Lahendus tuleb väljaspoolt, mille peale sa veel ei ole mõelnud. Ja siin on see teiste kaasamiste koht. Nii, okei, kägi jääb välja. Diana ma panen kellegiga ikkagi, sest ta kirjutab aktiivselt, siis see on tore siia panna, et lahendusi saab talle pakkuda. Ja siis vahetage vestluskaaslasi. Teine ütleb, mida ta tahab ja see tahtmine peab olema nii konkreetne nagu pokekaus lõunaks. Sellise konkreetsusega vali kõige olulisem teema välja, mille tahtmine sa tunned ka päriselt, et on oluline. Mitte, et tundub loogiline, et ettevõtjad niimoodi võiksid mõtelda ja võiks tahta sellist asja. Et ainult see asi, mis tundub oluline sulle ka tahta. Okay. Ja siis teine pakub 3 lahendust ja siis te saate mõnusalt vestelda oma vahel ja vahetate paarilised ära. Nii. Vaatame, kas me saame siia breakout ruumidesse kõik ilusti ära sätitud, nii et oleks sätitud. 2. Okei. Ehk siis praegu mulle tundub, et ongi 2 ruumi. Tuleb Eeva ei saanud. Diana sai ainult rääkida, kägi ei olnud, et sa võid kuulata ikkagi. Siis nii, Tiina. Jah. Grete, ma panen ka ühte ruumi lihtsalt, aga sa ei pea kaasa rääkima. Ta viskab siin ruumi niimoodi lihtsalt sellepärast. Ma ei oska niimoodi. Aga ma panengi teid 5
6 minutiks 3 minutit näkku. Ja kui tuleb avaruum, siis lihtsalt mine sinna juhiste järgi. Ja need, kes ei saa osaleda, need võivad jääda siia. Grete ei pea siis juhiste järgi minema, siis ta jääb siia minuga koos seltsi. Nii, Kädi ei läinud. Nii, Terje, mine ka. Palun. Palun, sõna võiks juures olla. Äkki kõik ära. Nii, ja panen salvestuse pausi peale ka. Ehk siis, miks meil on oluline teha need etapid läbi? Probleem ei soovi, ma tahan. Just sellepärast, et lahendused oleksid konkreetsemad. Ehk siis, et kui ma lähen oma probleemi pealt otsima lahendust, ükskõik kas tehisintellektilt ailt või sõbranna või hea mentori või coachi käest, siis selle probleemil on 1000 miljonit lahendust. Aga ma tegelikult ei tea ju, mida ma tahan. Et see lahendus ei tulene sellest, et mul on probleem, vaid lahendus tuleb sellest, et ma tean, mida ma tahan. Ja tänu sellele need juhtimisotsused muutuvad väga palju täpsemaks. Ja sul jääb aega üle, seepärast, et sa ei pea siis katsetama kõikide probleemide, selle probleemi lahendamiseks kõike laual olevaid lahendusi, mis on üldse vajalikud, vaid sa saad aru, mis on sinule see lahendus ja suurema tõenäosusega sa jõuad lahenduseni, mis annab sulle selle, mida sa tahad. Et see on üks väga oluline aspekt, miks selline nagu strateegia töötab igapäevaselt ja täpselt samamoodi, et sa võid teha seda auditit põhjalikumalt kord kuus, kõik valdkonnad läbi, panna juurde, et ma ei soovi, ehk siis aksepteerida seda, et sa oled loonud selle olukorra, ehk siis selle probleemi enda ellu. Ja sa sõnastad väga täpselt, mida sa tahad ja siis alles hakkad otsima lahendusi. Siis pöördud spetsialistide poole, kes oskavad sulle neid lahendusi anda, sellepärast, et sa tead täpselt, mida sa tahad. Siis sa tead ka, millist abi või tuge, millist tiimiliiget sul on vaja, sellepärast sa tead, mida sa tahad. Ja igapäevaselt samamoodi aitab see juhtimisega kaasa, et otsus tuleb väga kiirelt, et mul ei ole probleeme, vaid ma tean, mida ma tahan. Ja see, mida ma tean, mida ma tahan, tuleneb mitte eitusest, ehk siis, et ma mitte sellest, et põgened ära oma reaalsuse eest, vaid sellest kohast, et mul on okei. Ja ma tean, et selle kõige, mis ma praegu lõin, on minu enda looming, kellegi teisele seda au. Ma ei saa anda kahjuks ka negatiivsete asjade puhul, aga ma tean, mida ma tahan ja siis see lahendus kerkib. Nii, ja nüüd me liigume sealt ka edasi, et kui see lahendus kerkib, siis tihti sa saad aru, et see lahendus päris ei ole sina. Et saad aru, et see annab selle tahtmise, aga tekivadki need sabotaažid, tekivad need järjepidevuse, need nagu siuksed, raske on olla järjepidev, sest et see on piisavalt ebamugav. Et näiteks, et sa tead, et selleks, et olla sotsmeediast nähtav, sa peaksid järjepidevalt postitama. Iga kord sisuliselt sa surud ennast tahtejõuga postitama, seni kuni see muutub sinu jaoks mugavaks ja lihtsaks. Okei, me võime panna need süsteemid juurde, keskkonnad, kõik see, mida Grete on rääkinud. Paneme need asjad õigeks, aga seda survet, sinu sisemist survet peab ikkagi nagu alguses mudima. Mina olin see inimene, kes ütles, et ma kunagi Instagrami ei tee. Ainukene, mis ma olen nõus tegema, on alter egoga nii, et ma varjan oma identiteeti, ma ei näita oma nägu, mul on mingi Trixit Inspirationali esialgne logo, pilte. Ja need, kes teavad mu Instagrami kontot, siis nad nagu, ma olen saanud päris palju tagasisidet, et inimesed ütlevad, et sa oled nii aus, sa räägid kõigest nagu. Et see näitabki päris seda autentset iseennast igapäevaelu ja et sa ei ole alati mukitud ja meigitud seal, aga vahepeal oled ka ja et sa oled igas olekus seal nähtav. Et nad on nii tänulikud, et ma olen igas olekus nähtav. Ja ma olen tulnud sellest kohast, kus ma ütlesin, ma saan aru, et äri jaoks on mul vaja seda teha, see tundub põnev, aga see ei ole minu teema nagu.
ja kujutage ette olukorda, kui ma oleks, alguses ma tegin ka seda, oleks loonud need süsteemid, järjepidevuse süsteemid, leidnud endale turundaja, kes suudab tegelikult hoida seda anonüümsust, on ju. Aga samas turundaja, kes suudab ka nähtaval mind hoida kogu aeg. Ja ma igapäevaselt põhimõtteliselt toidan ennast tegevusega, mida ma ei tea, kas see on üldse vajalik ja kas see on üldse mina, aga nii peab tegema ja sellepärast, et teised teevad. See kulutab tohutult energiat. Selle asemel, et teha neid tegevusi ja otsuseid teadlikult. Teha seesama lahendus isikupäraseks ehk siis, et sinuga kooskõlas ja jah, human design ehk siis enda isiksuse õppima tundmine on üks asi, et me võime ehitada need süsteemid üles, mis on meie isiksusega kooskõlas. Aga teine asi on juba eile räägitud baastraumad, inimeseks olemise vajadused. Nii, võtame selle sama Instagrami postitamise. Sinu järgmine küsimus, kui sul on teada umbes lahendus, kuhu sa tahaksid liikuda, siis järgmine küsimus on see, et kuidas sa saad muuta turvaliseks selle sammu iseenda jaoks. Eile me rääkisime närvisüsteemi maandusest, turvatundest ja iga sammu puhul ettevõtluses, mis sa teed, on vaja see turvatunne ehk närvimaandus luua sulle. Et mis muudab selle närvisüsteemi jaoks ja sinu jaoks turvaliseks, selle Instagrami postituse. Ja siis sa saad juba infokillu. Miks ettevõtlus on nii raske enamus inimeste jaoks? Ongi see, et see on mugavustsoonist pidev väljaliikumine, mugavustsooni laiendamine. Aga me oleme harjunud, et me oleme lihtsam on suruda ennast mugavustsoonist välja ja siis pärast avastada, et okei, mugavustsoon laienes. Okei, ma võingi Instagramis kõike postitada. Hiljem ma jõuan, aga enne seda käib hull nagu sadomaso iseendaga ja pidev sihuke meelevägistamine sinna taustale. Aga teadlik ettevõtlus annab sulle tööriistad, mis lubab seda mugavustsooni laiendada ettevõtjana pehmelt, turvaliselt ja hoopis teistmoodi. Et me ei pea jõuga suruma ennast sinna mugavustsoonist välja ja siis märkama, et nüüd ma olen Instagrami proff, on ja ma võin teisi õpetada, kuidas olla nähtav Instagramis. Et sellepärast ongi ettevõtlus hästi raske ja ebamugav, sest et inimesed arvavad, et ebamugavuse ja raskusega toimetulekuks peavad tegema endale liiga. Aga see on sinu ülioluline koht otsustada, et kuidas seda teha turvaliselt iseenda jaoks, et see ei oleks närvisüsteemile liiga koormav. Kuskil ei ole õpikut, et turunduses peaks iga päev olema Instagramis postitama. Jah, algoritmile meeldib, aga algoritmile meeldib väga palju erinevaid asju ka. Ja algoritmile meeldivused muutuvad ajas. Iga kuu algoritm muutub ja see, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi, muutub. Seega sinu ülesanne on tagada, et see oleks närvisüsteemile maandav Instagrami postitud. Teine küsimus, mida sa võiksid küsida, mis on see emotsioon, mida ma soovin kogeda? See tuleb kuuluvuse ja armastuse vajadusest. Armastus on teatavasti üks tugevamaid emotsioone, tundeid maailmas. Mida ma soovin kogeda? Mis on see emotsioon ja tunne, mida ma soovin kogeda? Ja ma ei mõtle siin seda, et kui ma Instagrami postituse ära teen, siis ma saan sõbrannaga kokku ja mul on väga mõnus olla. Mõtlen seda, et mis on see emotsioon, millega ma seda Instagrami postitust teen. Et see emotsionaalne seisund ei ole preemia, vaid see on tegevust taustajõuna toetav tunne-emotsioon. Ja see on sinu ülesanne. Me oleme emotsionaalsed olendid ja kui meie emotsionaalne seisund on habras, siis me tikume tõmbama sinna foonile negatiivseid emotsioone ja tundeid ja muutme jälle selle sammu enda jaoks keerulisemaks. Jälle, kuidas see saaks lihtsamaks?
ma võin nipsust olla rõõmus, ma võin nipsust olla õnnelik, ma võin nipsust olla kõik emotsioonid korraga. Ehk siis, et tegelikult ju suudame emotsionaalset seisundit juhtida igas hetkes enda sees, kogeda neid emotsioone. Kui keegi ütleb sulle, et ole rõõmus, siis sa tegelikult suudad seda teadlikult teha. See ongi emotsionaalne intelligentsus, on, et sa suudad ennast juhtida rõõmu seisundisse. Ja see on okei. Ja palun enne, kui sa lähed seda Instagrami postitust ehk lahendust katsetama, seda turvalist lahendust, loo enne juba emotsionaalne seisund, mida sa soovid, et selle lahendusega kaasneks. Mitte pärast. Siis me teemegi piitsa ja präänikut, aga enne, kui sa lähed tegutsema. Et leia see emotsioon, sest meil ei ole vaja teha Instagrami postitusi sellepärast, et me tahame ainult ja see tundub õige. Meil on vaja seda teha inimesena sellepärast, et me tahame seda ja seal on mingi emotsioon, mida ma kogen läbi selle. Vabastamine, elevust, adrenaliini, põnevust, mida iganes. No. Vali emotsioon ja selle saab sinna ilusti panna. Nii. Ja kolmas küsimus, mida sa selle lahenduse puhul, isiku pärastamise puhul pead vastama, tuleneb siis sellest kolmandast haavast ehk siis oma tõe haavast, unikaalsusest, eneseteostuse vajadusest. Kolmas on see, et mis muudab selle minu jaoks unikaalseks, minu näoks. Et mis seesama, võtamegi see Instagrami postitus, et mis on see aspekt, mis muudab selle minu, et inimesed teavad, et see on Triin näiteks või Terje või Grete või Tiina, Jaanika, vahet pole. Ja tehisintellekt täpselt samamoodi aitab turunduse puhul väga palju, aga kui te vaatate minu feedi ja siis te saate aru, et seal on tehisintellekti kasutatud, aga seal on väga tugevalt sõnumid, mis on minust ja seal on emotsioon taga. Et see viis, kuidas ma soovin, et sina kogeksid seda postitust, seal on mu tõde sees. Mis on see sinu tõde selle tahtmise taga, selle lahenduse taga, mida sa soovid jagada maailmaga, oma unikaalsust, isikupära. Vahet pole, kuidas sa seda sõnastad. Ja ma näitan teiega töölehte, mida te saate pärast siis sealt lehelt ilusti nagu kätte, meie veebikeskkonna lehelt. Nii, tööleht kadus ära. Ja ma seletan, kuidas seda nagu pikemaks tööks kasutada. Läheb natukene aega. Kui te näete, et ma olen ilusti siin töölehed, ei ole üldse minu tehtud, turundaja on teinud. Nii, aga just sellepärast, et see materjal on minu pärastatud. Nii. See tööleht, mida ma pärast salvestuste juurde jagan, näeb välja selline, kus on siis need 4 suunda juures. Seda probleemide sõnastust ei ole. Ehk siis, et mingi hetk sa jõuad selleni, et sa päriselt nõustud igal tasandil sellega, et kõik su probleemid on alateadlikust soovist loodud ja sa kohe suudad nad sõnastada ma ei soovina. Aga alguses ma soovitan probleemid lihtsalt anonüümselt üles kirjutada. Ja siin on valdkonnade lõikes ärimudelid ja tegevused, turundus, müük, klientidega suhtlus ja finantsid ja rahavood. Ma ei soovi, ma tahan. Ja siis lahenduste puhul ongi see, et sa valitsid töölehelt ühe ma tahan, mis lahendab ära kõik teised probleemid või siis tahtmised. Ehk siis, et kui see ma tahan Instagramis postitada järjepidevalt tegelikult teeb ära pool tööd müügist või siis kõik muu turunduse tegevused, siis see on kõige olulisem tahtmine. Ja siis täpselt samamoodi on järgmine samm 1 kuu jooksul on siis sellest tahtmisest lahenduseni. Ja
enne kui sa paned seda järgmist sammu, küsid 3 küsimust. Esimene küsimus oli see, et kuidas ma saan muuta selle sammu endale turvaliseks. Ehk siis närvisüsteem on lõdvestunud. Kuidas ma saan, mis on see emotsioon, mida ma soovin kogeda seda sammu tehes samal ajal. Mis emotsiooniga ma teen seda. Ja kolmandaks, mis on see minu unikaalne viis seda teha. Et siin on vähe ruumi kirjutamiseks, aga te saate ise nagu vihikusse ikkagi nagu pikemalt kirjutada ja mõtiskleda neid läbi. Ja igapäevaselt, mida mina teen, ongi see, et ma hommikul ärkan ülesse ja küsin endalt, et mis mu probleem on. Mis mu probleem siin elus on? Ehk siis, et kui mind kripeldab hinges midagi, valetan, tegelikult ma teen seda enamasti õhtuti, siis mul tekib see küsimus, et mis mu probleem on. Mul on mingi kripeldus, mingi rahutus hinges, vahepeal on kurbus, mingi siuke asi, mida nagu ma ei saa päris näppu peale panna, mingi häda minuga lahti. Nii, siis ma küsingi, mis su probleem on, Triin, nagu? Ja ma proovin võimalikult täpselt selle ära sõnastada. Läbi selle ma ei soovi, et ma lähen järjest täpsemaks. Ja siis ma saan aru, mida ma tahan. Ehk siis, et kui mu probleem on praegu see, et ma ehitan just eile ChatGPT-ga rääkisin nendel teemadel, ma ehitan igasuguseid ägedaid süsteeme üles tiimide peale, et mul on 5 erinevat valdkonda, mida ma paralleelselt peaksin juhtima. Igas valdkonnas on omad tiimid. Ja siis süsteem on nii ilus, ma olen väga uhke selle üle, aga see muutub igavaks mulle. Ja mul on tegelikult kõik 5 valdkonda pilla-pallas, sest ma ei teagi, kumb valdkond karjub rohkem või kumb on nagu rahulik ja chill ja võib-olla see on näiline illusioon, et seal on rahulik ja chill. Ehk siis ma ei tea tegelikult järgmisel hommikul, mis on need olulised asjad, mis teha ja mis mitte. Nii. Ja siis ma proovin sõnastada ära võimalikult täpselt, mida ma tahan. Ma tahan iga päeva lõpuks tunda tegelikult seda rahulolu. Rahulolu, et ma olen päeva jooksul midagi asjalikku teinud. Siis rahulolu, et mu närvisüsteem on alati vaata rahaga seotud, et rahulolu, et mul on raha sissetulek garanteeritud, et ma olen iga päev teinud ühe raha sissetulekut toova tegevuse, mis reaalselt ei ole niisama tilulilu, vaid kas on väljastatud arve või siis on kliendile müük tehtud lõpuni. Ja kolmas on siis see, et tahan tiimile anda sisendit, kuna mul on üle 20 inimese tiimis, et tiimile anda sisendit selliselt, et tiim saaks liikuda, et minu taga asi kinni ei oleks. Et need on väga konkreetsed tahtmised ja nagu te juba aimate, need on kõik baashaavade ja Maslow vajadustega samm-sammud. Ehk siis need rahalahendused on alati turvatundega seotud, inimestega lahendused on siis kõik seal armastuse ja kuuluvuse teemas ja see oma tõe koht, et mis on sinu jaoks oluline. Ehk siis, et see, et ma tunnen lõpetatuse tunnet on minu jaoks ülioluline igapäevaselt, et see tuleneb human designist ja igalt poolt ja selle 42 aasta jooksul, mida ma olen õppinud iseennast tundma, mul tuleb rahulolu, kui ma olen saanud millegile asjale punkti panna. Et siis see on nagu oluline, et mis asi on see oluline. Ja siis ma hakkangi otsima lahendusi, mis annavad mulle selle tahtmise reaalselt homseks päevaks hästi kiire lahendus. Et need on nagu konkreetselt igapäevaselt siuksed nagu pisikesed juhtimisotsused. Et hästi kiire lahendus on ju. Ja siis elu hakkab juba looma neid. Sellepärast, et meie ümber kõik see energia hakkab materialiseeruma sel hetkel, kui me teeme emotsionaalsel tasandil sügava otsuse. Mitte sellepärast, et me soovime, mitte sellepärast, et see emotsioon seal taga on möh ja me tahame, vaid seal on tasakaalus see, et sa oled lõdvestunud. Kõik see maagia juhtub ainult sellel seisundis, et kui sina oled lõdvestunud, sul on chill,
sa tead, mis on see emotsioon, mida sa kehas koged ja siis sa tahad ja siis sa otsustad teha midagi täiesti unikaalset iseenda jaoks. Siis ümbritsev maailm hakkab materialiseeruma. Lihtsalt sa oledki nagu see antenn, mis hakkab ja ümber kaos hakkab korrastuma. Tõks, 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 tõks asjad. Ehk siis, et see on sihuke manifesteerimise kuldreegel ja lifehack. Et siis need inimesed hakkavad kirjutama, kes peavad sulle kirjutama, küsima neid küsimusi, mida sul on vaja küsida. Ja võtmesõnad ongi lõdvestumine, emotsionaalne heaolu ja iseendale lojaalsus. Ehk siis unikaalsuse austamine, et sa ei ole kellegi koopia, vaid sa oled unikaalne eksemplar siin maailmas. Ja igapäevaselt niimoodi ettevõtlust tehes, mis arvate, mis juhtub? Väga maagiline, lihtne, eriline on see teekond. Iga päev on uus. Isegi kui ma hommikul ärkan, käin trennis, pesen hambad, käin trennis, istun arvuti taga, teen tund aega tööd, tulen siia Zoomi, teen pärast turundust, kõik need järjepidevad tegevused, aga see kvaliteet seal sees, see tuum, see läheb õitsema, see heliseb. Ehk siis, et see on hoopis teine teekond. See on nagu, meeldib ühe Merileiu sõna eluküllalisus täis, et see on eluküllane. Seal on nagu elu sees, et sa ei tee lihtsalt sellepärast, et sa oled pannud kuskil äppi, harjumuste äppi, et iga päev sa kõnnid 5 kilomeetrit või 10 000 sammu, vaid sa päriselt naudid seda, et see emotsioon tuleb sinna taha. Ja sa saad aru, miks sinu viis on jalutada 10 000 sammu päevas ja kus jalutada läbi. Ja meie veebiseminaride lõpetuseks ma tahan, et igaüks kirjutaks siia chati ühe lause. Ja see lause on, ja ise loomulikult saate mõtelda sinna emotsiooni või tunde. Tunne on parem sõna. Tunne, keskne lause. Ma otsustan pühenduda ettevõtlusele kui elustiilile ja pane see tunne juurde. Sõnasta iseenda jaoks. Vaata, siin on see väga-väga suur otsus, mis sa teed. Ma otsustan pühenduda ettevõtlusele kui elustiilile või eluviisile, kogedes kergust või kogedes vabadust või miks sa tahad seda kõike? Ettevõtlus on eluviis või elustiil. Ja see on üks põhiotsuseid, mida enamus ettevõtjad ei ole valmis tegema. Nad ei ole kunagi seda otsustanud. Nad lihtsalt vaatavad, et tundub trend olevat ühe mehe ja naise ettevõtteid asutada. Ja ikkagi jäädes töötajaks või jäädes emaks või jäädes sõbrannaks. Nad ei otsusta olla ettevõtja. See on teadlik otsus. Nad hiljem võib-olla märkavad, et nad on ettevõtjad, aga ma juba ammu mitu päeva tagasi ütlesin, et meil on nii palju neid mänguettevõtjaid. Ja mänguettevõtjaks teebki sind see, et sa ei ole teadlikult otsustanud ettevõtjaks hakata. Ma otsustan pühenduda ettevõtlusele kui elustiilile, kogedes julgust ja vabadust. Ja julget hingase oma kehasse ka. Kehateadlikkus oleks ka teadlik sellest otsusest. Tegelikult keha on teadlik, tema selle otsuse suutiski sulle, tema on selle otsuse ammu ära teinud, aga sinu mõistusel on vaja, et sa kirjutaksid selle, et see oleks ka nagu niimoodi pardal sinu kambas. Teate, mis või kes on olnud alati teie kõrval? Keha teadlikkus.
kõik nullist kuni siiamaani 42 aastaseni välja on teie kehateadlikkus olnud alati ruumis. Ja ta juhib rohkem, kui te arvate asju, otsustab rohkem, kui te arvate asju, aga kõik need käivad alateadlikult pinnal. Ma otsustan pühenduda ettevõtlusele kui elustiilile, olla vaba eneseteostuses ja rahalises külluses. Väga hea, alati. Otsustan pühenduda ettevõtlusele kui elustiilile, tulles maailma ette iseendana ning läbi selle üllatades end ja teisi. Ja pange ka emotsioon juurde, pange ka emotsioonid on see on see, mis loomingulisus on üks asi, miks Jaan Aru ütleb, et me eristume loomadest, aga emotsioonid on need, mis meid ka eristavad. Saame emotsioone kasutada enda toetuseks. Ma otsustan pühenduda ettevõtlusele kui eluviisile rõõmu ja rahuloluga, teades, et minu jaoks on turvaline olla nähtav iseendana. Mina täiega tänan teid ja eelkõige ka Gretet, et need 4 päeva olite valmis jagama ruumi. Ja saadan ka ilusa kirja teile kõigile, kus ma kutsun teid koostööpäevale Tartusse 25. aprillil. Et siis kella 1-st 7-ni veeta teiste teadlike otsustajatega, ettevõtjatega koos ja rääkida vabadusest, ettevõtlusest, et see on järgmine teema, mis mina näen, et inimesed ei ole valmis päriselt lõpuni mõtlema, unistama vabaduse teemadel. Et rääkides vabadusest, ettevõtlusest, meil on erinevad töötoad, mina ja Grete viime ka kindlasti töötubasid läbi, aga fookus on eelkõige, et sa leiaksid oma inimesed sealt, et kellega koos neid asju nagu teadlikult tegutsemist, mitte sõltuvuses olla, vastutuspartnerlus küll, aga selline, kes aitab sul olla kontaktis rohkem iseendaga. Et mitte ei paku lahendusi, mida võiksid teha, vaid aitab luua sellise keskkonna, kus sa saad teada täpselt, mis lahendused sinu jaoks töötavad ettevõtluses. Ja näeme siis, kui näeme. On ju teie kõik. Tšau, pakka. Aitäh, Käsi. Aitäh. Tšau. Tšau.